Tere ja head informatiivsed suurema efektiivsuse ja väiksema jalajälje arutamise päeva ja meil on tegelikult Keskkonnaministeeriumi poolt väga hea meel, et Eesti Energia sellise teema püstituse on teinud, sest et tõepoolest meie maja lisaks sellele, et me seame ridamisi piiranguid, siis me ikkagi üritame seda balanssi leida keskkonna ja majanduspoliitika vahel ja efektiivsuse kasv on kindlasti meie üks suuremaid prioriteete ja ressursitõhususkin. Millest ma siis natuke räägin nendest olulisematest algatustest, mis meil on siis kas see aasta olnud või siis nagu lähiajal ka tulemas. See aasta sai Riigikogus vastu võetud kliimapoliitika põhialused aastani 2050, mis kindlasti annab meile siis trendi, et Eesti on sellest Pariisi leppega tugevalt sidunud ja aastani 2050 siis me peaksime 80% oma heitmeid vähendama. Selle nimel ma tean, et Eesti Energia on näinud tööd ja vaeva ja kindlasti ka tulevikus, et kui me oleme seda põlevkivi arengukava arutasime, küsiti kogu aeg, et millal siis Põxit tuleb. Siin on ka säästva arengu komisjoni liikmeid, ma nägin. Et ma olen seda korduvalt seal öelnud ja mujal ka, et seda Põxitit ei pea üleüldse kirjeldama. Tegelikult peaks ikkagi arutama seda, et kuidas siis fossiilkütusega kasutamine kohandub nendesse eksisteerivatesse poliitikatesse ja kui ta ükskord siis nagu ei ole enam konkurentsivõimeline, siis see Põxit toimub iseenesest, et me ei pea seda tegelikult ise ette hakkama nagu nii konkreetselt kirjeldama. See aga tähendab ju seda, et kliimapoliitika põhialustes ette nähtud sihtmärk on väga ambitsioonikas ja peale aastat 2030 on kindlasti vaja teha suuremaid samme Eesti Energiale, et seda efektiivsust kasvatada ja ennast elujõulisena hoida. Ennekõike siis neid heitmepoliitikat silmas pidades CO2 hinda me keegi ennustada praegu ju ei oska. Hetkel on ta veel madal, nii-öelda. Aga kas ja millal ta hakkab kasvama ja teades, et ta on väga suur mõjutaja teil, siis variante otsib ka Keskkonnaministeerium. Meil on ideid, kuidas Euroopa raha ja teadlaste abiga, me ei ole seda fikseerinud, sellepärast ma ei ütle ka nagu lõplikult välja, aga et otsida tegelikult, kuidas süsiniku sidumist tegelikult siis suurema skaalaga ettevõtta ja tehnoloogia arendust. Et me teame, et ettevõtted seda ise ka arendavad ja mõtlevad, aga et riigi poolt ka tuleks abi ja teadlastel oleks ka tööd ja leiba selles osas ja loomulikult mitte ainult sellepärast, et siis oleks järgmine etapp, et veel vaja uurida, vaid ikkagi jõuaks ka lõpuks lahendusele lähemale. Hea uudis, et märkamatult on ära kinnitatud põlevkivi parima võimaliku tehnika viitedokument Eesti riigis. Ma saan aru, et ka uudis Eesti Energia esindajatele, et tõepoolest me oleme nüüd jõudnud koostöös siis tööstussektoriga, lisaks Eesti Energiale ka teised ettevõtted, kes põlevkivi ka väärindavad Eesti sisese viitedokumendi kinnitamiseni. Kooskõla on meil täiesti olemas tööstusheite direktiiviga ja me oleme saanud ka see aasta ühe veel suurema võidu tegelikult Euroopa tasandil, et see suurte põletusseadmete viitedokument, mis Euroopas kinnitati, et sealt jäi põlevkivi välja ja me saavutasime ka erandi tegelikult, et aastani 2030 ei rakendu meile sealt karme piirnorme, mis võiksid ohustada enneaegselt nii-öelda. Et ei ole võib-olla väga mõistlik investeeringuid teha, ei ole väga kuluefektiivsed. Me teame, et neid järjest on keskkonna valdkonda investeeritud. Ma olen neid numbreid näinud teie suurte ülemuste slaidide peal korduvalt iga aasta. Täna kindlasti ka tuleb, et seda investeeringut keskkonna tehnoloogiatesse on tehtud väga palju. Selle üle me oleme väga tänulikud. Aga kuskil on ka nagu see mõistlikkuse piir ja seetõttu saavutasime ka Euroopa tasandil väga mõistliku lähenemise, et põlevkivi saab ikkagi erikohtlemise ja Euroopa Komisjoni keskkonnadirektoraat on siis meile nii-öelda ka vastava sellise kinnituse andnud, et jah, tõepoolest aastani 2030 seda, kui ka direktiivi vahepeal muudetakse, siis selles osas on Eestil
just tänu sellele kinnitatud riigisisesele viitedokumendile on meil võimalik tegelikult valdkonda edasi ka reguleerida. Ressurss on kindlasti teema, mis on väga aktuaalne, mille osas on siis teatavad murepilved tegelikult ettevõtete kohal, et kuidas oleks ressursiga tagatus garanteeritud. Ja me teame ka siin, et üht-teist ettevõtted omavahel ka kindlasti jagelevad, et saavutada siis tegelikult päeva lõpuks sellele tulemusele, mis on tegelikult kõigi eesmärk. Kõigil oleks ressurssi ja kõik saaksid väärindada seda. Küsimus on, et kas me näeme tegelikult ka reaalselt, et keegi 5 või 6 sellesse sektorisse siseneb. Mina ütlen, et ei näe. Või keegi teine kindlasti pärast siin päeva lõpus võib-olla ütleb, et näeb. Et vaadata seda strateegilisemat vaadet, seda ma soovitan. Vaadata paragrahvide üleselt vahepeal ja siis tegelikult ikkagi olla kooskõlas kõikide paragrahvidega, sest et ühtegi kokkulepet Eesti riigis, kui on kohtulik kokkulepe, siis seda ei sõlmita ilma, et see oleks kooskõlas paragrahvidega, nii et tasub vahest vaadata võib-olla ka suuremat pilti. Et Keskkonnaministeerium jätkuvalt ja nüüd sellest aastast Keskkonnaamet on, kes siis keskkonnalube välja annab. Oleme seda teinud seni, jätkame edasi, kuigi eelmine nädal minu käest Vikerraadio vist küsis seoses sellega, et kuidas meil funktsioonide jaotus siis tulevikus ikkagi geoloogiateenistuse ja Keskkonnaministeeriumi vahel on ja miks kõik maavara kaevandamisega seotud funktsioonid ei ole viidud sinna üle, siis ma küsisin, et kas viimase 10 aasta jooksul on mõni kaevandamisluba välja antud. Ajakirjanik osanud vastata, siis mõtlesin, et jah, on küll. Ja kuigi teada on, et iga kaevandamine toob endaga kaasa, kas karjääriviisiline alma kaevandamine toob endaga kaasa paratamatult keskkonnamõju. Keskkonnaministeerium ikkagi suutnud neid välja ka anda. Et ei ole see päris asi nii hull ja tegelikult, et see, et geoloogiateenistus viidi või luuakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alla, on ju päeva lõpuks hea. Ma tean, et eelmine aasta strateegiat koostades ma olin algul ühel meelel ja üritasin seda terviklikkust kaitsta, aga päeva lõpuks annab see meile kui Keskkonnaministeeriumile ka selgema raamistiku, et me ei ole seda vahepeal seda 2 maailma vahelist nii-öelda vastuolu vaja endal kogu aeg iseendale, nagu täna on selle tooli peal, homme selle tooli peal. Meil on nagu palju selgem, mis tähendab seda, et me ei tohi ka väga äärmustesse minna. Ehk siis on väga kerge võimalus on minna väga sellisesse ekstremistlikku äärmusesse ära ja unustada siis see majanduspoliitika. Et siin me ikkagi üritame seda omalt poolt ikkagi hoida, aga ma usun, et geoloogiateenistus ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala saavad kindlasti ka tulevikus väga heaks partneriks koostööd teha. Seal on veel mõned traagelniidid on veel näha. Me üritame need ära parandada ja siis ilus produkt jaanuarist siis välja anda. Väliskulud. Ma tean, et see on üks teema, mis on paljudel hingel. Paljud kiruvad seda. Ma ise ka kirusin kevadel, et ma selle teema üldse võtsin ette, sellepärast, et vahepeal tundus, et me ei liigu üldse õiges suunas. Aga kuna ekspertide kogum oli väga suur, siis kindlasti selle arvamuste paljusus oli seal garanteeritud ja seetõttu ka võttis tulemuse lihvimine natuke aega nendel, aga nüüd me võime öelda, et see esimene etapp ikkagi, selle võib lugeda lõppenuks. Et kindlasti on iroonilisi inimesi, kes võtavad sealt mingi lõigu ja hakkavad seda presenteerima, siis ma soovitan sellest nagu hoiduda, võtta see olulisem, sest mina kindlasti soovitan ka nüüd oma ekspertidel ja sellel järgmise etapi ettevalmistajatel valida ikkagi see prioriteetsed valdkonnad, mitte me ei hakka iga väiksemat mõju osa üritama panna rahasse. Seda me kindlasti ei taha teha ja me ei hakka oma aega raiskama sinna, et keskendume prioriteetsetele osadele. OECD, ma olen seda mitu aastat rääkinud ja OECD ja Euroopa Komisjon on tegelikult välja töötanud ka erinevaid väliskulude metoodikaid ja kuidas neil tegelikult seda rahalist mõju hinnatakse.
et see ei ole jalgratta leiutamine. Tegelikult see esimene osa oligi keerulisem, see oli riigi keskne vaade. Nüüd me saame ikkagi seda rahvusvahelist lähenemist ka rohkem kasutusele võtta ja järgmise aasta lõpuks ka selle tööga siis ühele poole saada. Et siis jõuda selle osani, mida ma olen siis nüüd ka hakanud rohkem levitama, et see ressursitasu ja keskkonnatasu, et nendel oleksid siis varsti 2 ikkagi eraldi omanikku. Ressursitasu vaadatakse kui riigi tulu puhtalt vastavalt sellele ka, milliseid riigi funktsioone, millised riigi institutsioonid siis täidavad, vastavalt sellele nähakse ka ette seal mingid kompenseerimisi kohalikele omavalitsustele. Ja siis keskkonnatasu ehk siis see saastetasu või siis keskkonnatasu on siis eraldiseisvalt, mida siis koordineeriks Keskkonnaministeerium. Mis tähendab seda, et tulevikus seda riigi tuluosa me ei taha hakata üldse koordineerima. See on juba praegu pandud põlevkivi ressursitasu puhul sõltuma raske kütteõli maailmaturu hinnast. Ja tulid uudised just täna vist või eile, et see eelmise kvartali hind oli nüüd natuke jälle langenud, et ta on tegelikult siin 0,41 ja 0,47 vahel on ta siin kõikunud. Ja järgmiseks aastaks Rahandusministeerium nägi seal 0,7 juba tegelikult seda hinda. Et eks ta siis seal niimoodi kõigub, töötame, anname endast parima ka koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga, et seda mudelit täiendada. Aga kindel soov on meie poolt, et järgmise aasta lõpuks või ülemise aasta alguseks võiks olla ikkagi selge piiritletud, et keskkonnatasude kujundamist, keskkonnatasu, mis ei sisalda ressursitasu. Seda siis koordineerib Keskkonnaministeerium. Tulles tänase päeva juurde, ma nüüd natuke rääkisin teile sellist tausta, 7 minutit aega veel, et seda efektiivsust ja seda väiksemad jalajälge loomulikult Euroopa poliitika toetab väga palju. Ja siis on tulnud käibele selline väljend nagu ringmajandus ja siis ressursside väärindamine, jäätmetekke vältimine ja selle tegelikult, mis meil on praegu ka teatud osa jääde, et see võiks tegelikult ringlusse tagasi võtta. Toetame seda 2 käega, me hakkame selle nimel töötama, et Eestis tekiks ka strateegiline vaade, et me ei vaataks kitsaid sektoreid, vaid me vaatame seda ringmajanduse poliitika keskselt, sidustades ja ühendades omavahel erinevaid alavaldkondi. Ja see plaan on meil siis 2019 valmis saada. Eesti riigis ringmajanduse ma nüüd ei tohi öelda, Riigikantselei on ka siin, kas see on strateegia, arengukava, me ei tohi uusi arengukavasid teha, aga olemasolevate asemele kindlasti on meil võimalik midagi teha. Mis tähendab loomulikult seda, et peaks tekkima mingeid majanduslikke mehhanisme, võib-olla kas neid tuleb olemasolevaid tuleb ümber hinnata, tuleb hinnata ka seda, et kuidas riik panustab teadus-arendustegevusse, et seda innovatsiooni rohkem toetada, me teame ja me oleme väga õnnelikud, et Eesti Energia on ka selles osas väga palju ise panustanud. Seal on kindlasti veel arenguruumi ja tuleb seda strateegist vaadata. Ma võin näiteks öelda, et seda põlevkivi tuhka meil uuritakse KIK-i abil viimaste aastate jooksul väga palju on uuritud. Ja neid väga palju erinevaid töid on erinevad ülikoolid Eesti riigis teinud. Mis see tervik tegelikult on, et ma küsisin üks päev oma ametnike käest ka, neid on tõesti vist ligemale mingi 8 või midagi sellist, kuskil siin 5-6 aasta jooksul olnud. Ühtegi sellist konkreetset väljundit sealt pole nagu tulnud. Me teame, et Eesti Energial on selliseid edukaid projekte olnud ja selle üle oleme me ainult õnnelikud. Aheraine osas ka toetame seda, et see leiaks oma tee kuskil madalamates ja vähem väärtuslikemate tee alamkihtides. Selles osas ainult toetame ja kui riigi saastetasu poliitika seda praegu võib-olla nii kiirel sammul ei toeta, võib-olla siis ma ei tea, tulevikus võib selles osas kunagi kindlasti keegi teine diskuteerida. Aga mis on ka kindlasti, mis me näeme, et sellised jääkreostusprojektid, mis meil Ida-Virumaal on, et siin ma olen aru saanud, et Eesti Energia on
valmis võimalik mõtlema kaasa, kuidas seda Kukruse mäge mitte ühest kohast teise nihutada, vaid sellest ressursist ka natuke väärtust saada ja ressursi tõhusust kasutada. Ja kõige olulisem veel siin lõppu on siis, me elame väga innukalt kaasa Eesti Energia rehvi põletamise, rehvi ja rehvist õli tootmise projektile. Kuidas iganes see projekti täpne pealkiri on, aga see on tõesti väga piinlik peatükk Eesti ajaloos, et meil neid rehve on vahelaos juba mingi seal 60 000, aastas tekib neid seal 13 kuni 15 000 juurde ja meil pole seda süsteemi veel, mis nii toimivad, et need kasutaks ja siin elame tõesti kaasa, mis tähendab seda, et Eesti Energia on väga hea partner Keskkonnaministeeriumile. Me oleme teile vahepeal ka kindlasti väikse orana, mis on väga mõistlik. Meil üldjoontes on üksteise mõistmine, vahepeal ka võib-olla ei ole. Ja selle nimel me ikka töötame. Soovin teile edukat informatiivset arutelupäeva ja omavahel arutamist ja tegelikult väärt ideid, kuidas siis efektiivsust veel kasvatada ja kui kellelgi on väga konkreetne sõnum ka Keskkonnaministeeriumile, siis ma natuke siin olen, et siis andke märku. Ma tänan!